Tervist kõigile ja tere tulemast Välisministeeriumisse. Minu nimi on Gert Sinilo ja ma olen Välisministeeriumis ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektor. Mul on täna väga hea meel teile rääkida kliimadiplomaatiast. Kokku räägime täna 4 teemast. Esiteks sellest, mis üldse kliimaga rahvusvaheliselt toimub ja miks on see oluline teema. Teiseks, mis asi on kliimadiplomaatia ja kuidas seda tehakse. Kolmandaks, räägime sellest, kuidas üldse riigid saavad kliimamuutusi leevendada. Ja neljandaks, kuidas Eesti väikeriigina selles kõiges silma paistab. Alustuseks mõned numbrid. Möödunud aastal tõusis maailma keskmine temperatuur võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga ehk siis enne 19. sajandi algust esimest korda üle 1,5 kraadi. Aastad 2015 kuni 2024 on olnud 10 kõige soojemat aastat ajaloos. See on teaduspõhine hinnang. Kliimamuutusi tekitab kasvuhoonegaaside õhku paiskamine. Kõige põhilisem on süsinikdioksiid ehk süsihappegaas. Levinud on veel metaan ja diilemmastikoksiid. Peamiselt tuleneb kasvuhoonegaaside heitmine õhku fossiilkütuste põletamisest energia tootmiseks ja kasutamiseks. Seda nii elektri kui sooja tootmises, transpordi jaoks kui ka hoonete kütmiseks ja tööstuslikuks tootmiseks. Levinumad fossiilkütused on nafta, maagaas ja kivisüsi, aga ka Eestis levinud põlevkivi. Kliimamuutused tekitavad üle maailma aina enam keskkonnaprobleeme, mille tulemusel kaovad inimeste kodud, töökohad ning kannatab julgeolek ja ka inimeste tervis. Rääkimata muidugi mõjust loodusele ja kõigile elusolenditele. Riikide vaates kannatavad kõige rohkem arenguriigid, kel napib ka vahendeid muutuste leevendamiseks. Aina enam esineb probleeme ka siinsamas Euroopas kohapeal. Näiteks metsatulekahjud Hispaanias või Kreeka saartel, põuad Itaalias, lumesulamine ja üleujutused Alpides või liustike kadumine Arktikas. Euroopa maailmajagu soojeneb maakera keskmisega võrreldes 2 korda kiiremini. Sellega on Euroopa kõige kiiremini soojenev maailmajagu. Eesti kliima pole kuidagi globaalsest kliimast isoleeritud. Me näeme kliima muutumist väga otseselt ka Eestis. Näiteks viimase 100 aasta jooksul on Eesti keskmine temperatuur tõusnud samuti 1,5 kraadi. Lisaks on meil vähem lumiseid ja jääkattega talvi, sagenenud on tormid ning rohkem on hakanud sadama. Meil on kuumemad suved, kuid ka soojemad talved. Seega võib lühidalt öelda, et kliimamuutused ei tunne piire. Tormid, põuad ja metsatulekahjud ei vaja viisat. Nende probleemide lahendamisel ei piisa kuidagi vaid ühe riigi pingutustest. Tarvis on raamistikku, mis ühendab rahvusvahelise koostöö kaudu teaduse, poliitika ja majanduse. Seda ülesannet täidabki ka kliimadiplomaatia. Kuidas siis kliimadiplomaatiat tehakse? Kliimadiplomaatia on riikidevaheline koostöö ja suhtlus, mille eesmärk on pidurdada kliimamuutuste negatiivset mõju ning aidata kogu maailmas kaasa üleminekule puhtamale majandusele. Kuidas käib kliimadiplomaatia Eestis? Välisministeeriumis töötab ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakond, mille juht olengi mina. Meie tegeleme kliimadiplomaatiaga, aga ka energiajulgeoleku, Arktika ja Antarktika küsimuste ning regionaalsete ühenduste ja transpordipoliitika välismõõtmega. Meie osakonnas on ametis kliima- ja energiapoliitika erisaadik, kes esindab Eestit olulisematel üritustel ja kohtumistel ning korraldab kliimadiplomaatia alast koostööd. Kliima-, keskkonna- ja energiapoliitikat ehk seda, mis nendes valdkondades Eestis ette võetakse, kujundab Kliimaministeerium, kellega Välisministeerium teeb rahvusvahelise koostöö alal väga tihedalt koostööd. Kõige olulisem sündmus kliimadiplomaatias on iga-aastane ÜRO kliimakonverents, lühendiga COP. Sel aastal toimub COP30 Brasiilias Belemi linnas ning see toimub just praegu. Algas eelmise nädala lõpus ning kestab kuni 21. novembrini. Seal osalevad peaaegu kõik maailma riigid. Soovitan pärast tundi guugeldada COP30 ja te leiate palju põnevaid uudiseid Brasiilias parajasti toimuva kohta. Kliimatippkohtumisi on tänaseks peetud üle 30 aasta. Kuigi esimene ametlik COP
toimus Berliinis aastal 1995, siis aastal 1992 leidis jällegi Brasiilias, seekord Rio de Janeiros, aset maa tippkohtumine. Seal võtsid esimest korda maailma riigid kohustuse teha koostööd jätkusuutliku arengu ja keskkonnakaitse nimel. Tänapäeval põhineb rahvusvaheline kliimakoostöö 2015. aastal vastu võetud Pariisi kliimaleppel, teisisõnu Pariisi lepingul. Pariisi leppe 3 peamist eesmärki on: esiteks, hoida maa keskmise temperatuuri tõusu tuntavalt alla 2 kraadi ja püüda seda piirata 1,5 kraadini võrreldes tööstuse revolutsiooni eelse tasemega. Teiseks, kliimamuutuste mõjuga paremini kohaneda ja parandada riikide vastupanuvõimet. Ning kolmandaks, suunata rahavood vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliima muutumisele vastupidavama arengu poole. Sealjuures aidates eriti arenguriike, kellest paljusid ähvardavad kliimamuutuste tõttu tõsised keskkonnaprobleemid juba praegu. Kliima tippkohtumistel esitavad riigid oma tegevuskavad, kuidas täidetakse Pariisi leppe eesmärke. Lepitakse kokku uutes tegevustes, mis aitaksid kliimamuutusi leevendada ning arutatakse kliimamuutustega tegelemise rahastuse üle. Peale selle toimub väga palju väiksemaid ja suuremaid üritusi, millega riigid tutvustavad enda tegemisi ja edulugusid. Oluline roll on ka ettevõtetel, ilma kelleta üleminekut puhtamale majandusele pole võimalik teha. Näiteks osalevad COP30 ka Eesti ettevõtted. Teiste seas Timbeter, kes tegeleb digilahendustega puidu tõhusamaks mõõtmiseks metsades, või Äiö, toidutehnoloogia firma, kes valmistab puidu- ja põllumajandusjääkidest toiduaineid, näiteks õlisid. Lisaks ÜRO kliimakonverentsile tehakse kliimadiplomaatiat tegelikult aasta ringi, näiteks ka ÜRO Peaassamblee ajal New Yorgis, mis toimus septembris, suurte tippkohtumiste ajal, kus osalevad maailma riigid, või igapäevases kahe- ja mitmepoolses suhtluses teiste riikidega. Mida siis teha selleks, et planeet üle ei kuumeneks? Tänavune COP30 on eriline. Nimelt möödub 10 aastat Pariisi kliimaleppe vastuvõtmisest. Pariisi kliimaleppes seatud eesmärgi hoida soojenemine alla 2 kraadi ja püüelda 1,5 kraadi poole täitmise võimalus pole veel kadunud, kuid me vajame kiiremaid ja julgemaid samme. Kuna enamik kasvuhoonegaaside heitkogustest tekib fossiilkütuste põletamisest, on kõige tähtsam oluliselt vähendada fossiilkütuste, eeskätt nafta, maagaasi ja kivisöe, aga ka Eestis leiduva põlevkivi kasutamist. Kõige tõhusam ja kiirem viis selle muutmiseks on minna üle taastuvenergiale. Näiteks Euroopa Liidus annab taastuvenergia juba 47% elektritootmisest. Ka COP28 ajal, mis toimus 2 aastat tagasi Dubais, leppisid riigid kokku fossiilkütustest loobumise poole liikumises. Lisaks ka taastuvenergia võimsuse kahekordistamises ja taastuvenergia võimsuse 3-kordistamises ja energiatõhususe 2-kordistamises aastaks 2030. Ühtlasi lubati vähendada kivisöe kasutust ja lõpetada fossiilkütuste toetused. Ka Eesti on hea näide riigist, kus energiajulgeolek on pikka aega tuginenud fossiilkütusele, põlevkivile, mis on nüüdseks aga oluliselt muutunud. Juba mitu aastat pole põlevkivielekter olnud konkurentsivõimeline kõrgete tootmiskulude, süsinikumahukuse, vananevate elektrijaamade ning taastuvenergia kasvu tõttu. Põlevkivi asemel kasutab Eesti aina rohkem tuule, päikse ja bioenergiat. Taastuvenergiale üleminek tugevdab ka meie julgeolekut. Euroopa Liit on seda valusalt omal nahal õppinud energiakriisi käigus, mil tuli kiiresti vabaneda Vene nafta, kivisöe ja gaasi impordist. Sõltuvus imporditud fossiilkütustest teeb meid haavatavaks. Samas tugevdavad taastuvenergia ja uued tehnoloogilised lahendused meie julgeolekut, pakuvad töökohti kohalikule majandusele ning on paremad ka keskkonnale. Kõige olulisemad sammud ongi seotud heitkoguste vähendamisega kõigis valdkondades. Oluline osa sellest on näiteks ka rohkem kasutada ühistransporti, sealhulgas rongiliiklust. See on muide ka üks põhjuseid, miks Eesti koos Läti ja Leeduga ehitab kiirraudteed Rail Baltic. Samas, kuna kliima on juba praeguseks muutunud, sealhulgas Eestis, tuleb nende muutustega ka kohaneda. Näiteks on väga oluline planeerida rohkem parke, puid ja rohealasid linnakeskkonda, sest need pakuvad kuumal ajal ka jahedust. Üleujutuste riski suurenemist arvestades tuleb mõelda ka vastava taristu rajamisele.
Kuidas siis Eesti väikse riigina tubli on ja mida me ette võtame? Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik. Euroopa Liit on ülemaailmse kliimapoliitika eestvedaja, kes on võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% aastaks 2030, seda võrreldes 1990. aasta tasemega, ja saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt 2050. aastaks. Kliimaneutraalsus tähendab siis seda, et õhku paisatakse sama palju kasvuhoonegaase, kui neid looduslikke või tehnoloogiliste lahenduste abil tagasi seotakse. Nii, et kokkuvõttes on tulemuseks 0 heidet. Aastaks 2040 vähendab Euroopa Liit heitmeid juba 90% võrra, et püsida kliimaneutraalsuse kursil. Eesti on juba praeguseks vähendanud heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes 63%, samas kui Euroopa Liidu keskmine on 37%. Siin oleme Euroopa Liidu keskmisest märksa tublimad. Taastuvenergia osakaalu poolest lõpptarbimises on Eesti Euroopa Liidus 5. kohal, kusjuures kütte- ja jahutussektoris oleme lausa 2. kohal. Meist tublimad on vaid Põhjamaad ja Läti. Rahvusvahelise keskkonnaseisundi indeksi järgi on Eesti kõige keskkonnasõbralikum riik maailmas, mis tuleneb peamiselt heitkoguste vähendamisest ja meie puhtast õhust. Nimelt on Eesti koos Soome ja Islandiga kõige puhtama õhuga riigid Euroopas. Eesti on ka koduks innovatiivsele rohetehnoloogia sektorile, mis hõlmab taastuvenergiat, energiatõhusust või vesinikutehnoloogiat. Mõned näited ettevõtete nimedega: Roofit Solar, Elcogen, Skeleton või PowerUp. Eestist on alguse saanud maailmakoristuspäeva algatus, millega saab keskkond puhtamaks igal aastal üle maailma. On oluline ka märkida, et kliimapoliitika toetab nii keskkonda, julgeolekut kui ka majandust. Näiteks Euroopa Liit on vähendanud heitmeid 37% võrreldes 90. aastaga, samal ajal kui Euroopa riikide majandus on kasvanud 68%. Seega ei ole tugev kliimapoliitika majandusele kuidagi kahjulik, pigem hoopis vastupidi. Ja Eesti abistab paljusid riike üle maailma ka digilahenduste ja e-riigi kasutusele võtul, millel on positiivne mõju nii majandusele kui ka keskkonnale. Ning viimaks, mis on siis need mõned igaühele kättesaadavad võimalused, mis hoiavad kliimat? Näiteks käi rohkem jala või sõida ühistranspordiga. Kui sõidad autoga, võta ka sõber kaasa. Teiseks, ära raiska toitu. Tee ka toidulaud mitmekesisemaks, otsides näiteks retseptiraamatutest rohkem taimsete roogade retsepte. Sest et lihatootmine on keskkonnale üsna koormav. Kui tellid asju internetist, ära telli igat asja eraldi, vaid pigem korraga ja harvemini. Nii väheneb transpordi mõju. Kodust elektripaketti valides või kui sellest on juttu vanematega, eelista roheenergiat. Nii aitad majanduslikult kaasa ka taastuvenergia edenemisele. Ning viimaks, väga koormavad keskkonnale on igasugused jäätmed. Seega sorteeri kindlasti prügi, taaskasuta olemasolevaid asju ning aita ka oma kodukoht puhtana hoida. Osale talgutel ja teeme ära talgupäeval, mis toimub iga aasta maikuu 1. laupäeval. Me rääkisime täna sellest, mis kliimaga toimub, kuidas kliimadiplomaatia välja näeb, mida üldse teha, et kliimamuutusi leevendada saaks, sealhulgas, mis on tavalise inimese võimalused selleks, ja viimaks, kuidas Eesti kliimateemadel maailmas silma paistab. Lõpetuseks ütleksin nii, et diplomaatia on kokkulepete sõlmimise kunst ning kliimadiplomaatia aitab rahvusvahelise koostöö kaudu teha riikide vahel kokkuleppeid kliimamuutuste negatiivse mõju leevendamiseks. Tänan teid väga tähelepanu eest ja hea meelega vastan nüüd teie küsimustele. Esimene küsimus. Miks just üritatakse kliimamuutusi 2 kraadi piiri hoida? Vastus sellele on see, et 2 kraadi piir ja tegelikult Pariisi leppes sisalduv eesmärk püüda kliimamuutused või temperatuuri tõus hoida 1,5 kraadi juures on tulenenud teaduspõhisest hinnangust. Ehk teadlased on oma kliimamudelites ja prognoosides öelnud, et see on enam-vähem see piir, millest alates muutuvad kliimamuutuste mõjul tekivad ilmanähtused nagu metsatulekahjud, põuad, põlengud, liustike sulamine väga sagedasteks ja toovad kaasa katastroofilise mõju meie elukeskkonnale.
Seetõttu on oluline pingutada selle nimel, et see keskmise temperatuuri tõus planeedil oleks võimalikult väike, isegi allpool seda 1,5 kraadi, et ära hoida katastroofilisi mõjusid meie elukeskkonnale. Teine küsimus. Millised riigid on kliimamuutuste pidurdamisega kõige paremini hakkama saanud ja millised ei ole? Kõige lihtsam viis mõõta seda, kuidas riigid on kliimamuutuste pidurdamisega toime tulnud, on vaadata seda, kui palju nad on vähendanud oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Ja kindlasti on siin erinevad riigid olnud, kes tublim, kes vähem tubli, aga ikkagi näiteks Euroopa Liidust kui maailmajaost rääkides on väga hea meel tõdeda, et 1990. aastaga võrreldes on tänaseks heitkoguseid vähendatud 40% või ligi 40%, mis on väga suur saavutus. Ja ma arvan, et on ka väga paslik olla uhke Eesti üle, kes on seda suutnud tänaseks juba 63% alla tuua. Kolmas küsimus. Kui suur on Eesti mõju maailma kliimale ja kas meie pingutustel on üldse mõju? On selge see, et Eesti väikse riigina ei suuda ära hoida globaalse kliimaga toimuvaid muutusi. Samal ajal, nagu öeldud, juba käimasolevad kliimamuutused mõjutavad ka Eestit, kuna viimase 100 aasta jooksul on Eestiski keskmine temperatuur tõusnud 1,5 kraadi. Me näeme seda ka suvedel, mis on meil läinud järjest kuumemaks, või ka talvedel, kus on vähenenud lumikate. Eestis ka sajab palju rohkem. Nii et see on siis, need on need näited, kuidas Eestis kliima muutunud on. Ja see tegelikult loob ka meile kohustuse kliimamuutustega tegeleda, et hoida normaalne elukõlbulik elukeskkond alles ka tulevaste põlvede jaoks. Ja lisaks on see tegelikult ka positiivse mõjuga meie majandusele. Taastuvenergia edendamine näiteks loob töökohti, toob majandusse rohkem raha ja see kõik aitab meil oma igapäevaelu paremini korraldada. Ning viimaks, kas on mõni uus tehnoloogia või idee, mis võiks tulevikus kliimakriisi lahendamisel suurt rolli mängida? Ühe sellise näitena tooks süsiniku püüdmise tehnoloogia, mis ingliskeelse nimetusega carbon capture. Selle idee on siis põhiliselt selles, et kuna atmosfääri on erinevatel inimtekkelistel põhjustel paisatud väga palju süsinikdioksiidi, süsihappegaasi, siis selle tehnoloogia abil oleks võimalik osa sellest süsinikust atmosfäärist kätte saada. Küll aga nõuab see tehnoloogia veel, kuigi see on maailmas mitmel pool arendamisel, veel päris palju investeeringuid ja edasiarendusi ja ta ei ole veel kasutusel sellises mahus, et tema peale saaks lootma jääda. Kõige tegelikult mõjusam kliimakriisi lahendamiseks on ikkagi fossiilkütustest väljumine, mida kõige parem on teha taastuvenergiat arendades, sest selle võrra väheneb nõudlus fossiilse energia järele. Ja selle toetamiseks on meil kõigil ka võimalus näiteks oma kodust elektripaketti valides. Sellega on küsimused lõppenud ning mina veel kord tänan väga tähelepanu eest ja soovin head tunni jätku.